saavad nüüd uuest aastast vist lennundust valida. Minu meelest on täiega lahe. See on minu meelest väga lahe. Seda võtaks isegi nagu... Ja Lennuakadeemiaga koostöö, see on... ma ütlen, kui ma nägin seda, et see tuleb, ma olin nagu vau. Tuleks ise kümnendasse ja uuesti. Tahaks uuesti gümnaasiumisse tulla. Et seda on hästi kahju, meil ei olnud seda nagu... Meil ei olnud valikuaineid, siis on veel IT minu meelest tuleb. No nagu tehnikagümnaasium ikka inseneeria, IT ja meedia ja kommunikatsioon. Need kõigile leidub midagi selles mõttes, et... Ja me kool teeb koostööd EKA-ga, mis on Eesti Kunstiakadeemiaga, mis on ka ülilahe, sest et ma ei tea, kui palju koolid teevad EKA-ga koostööd. No see valikainete osa on meil ju ikka väga suur ja järgmisest aastast järjest suuremaks läheb. Nii et... No ütleme alates lennundusest. Meil on hea koostöö Lennuakadeemiaga. Me avame lennundusõppesuuna. Seal on siis veel erinevad valikained. Juba tänased gümnasistid on läbinud meil drooniõppekursused. Nad on droonijuhid, on saanud endale vastavad load. Meil on siis inseneeriaõppesuund, kus me teeme väga tugevat koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga. Siis on meil, mis meil veel on? Meil on meedia- ja kommunikatsioonisuund, mille osas teeme koostööd siis Balti Filmi- ja Meediakooliga, Tallinna Ülikooliga ja Kunstiakadeemiaga. Ja siis on meil veel IT ja majanduse suund ja see on selles suhtes päris põnev, et see on juba ajalooliselt välja kujunenud, väga tugev. Meil on seal koostööpartnerid Kodersters, siis on Kood Jõhvi ja TalTech samuti. Ja TalTechi programmeerimise kursused. Nii et, ja kusjuures nendes valikainetes käivad õpilased ka ülikoolides kohapeal õppele. Ja pluss veel, et kellel tõepoolest tunne on, et need valikained ei kõneta või tunnevad, et nad on võimelised veel valikuid tegema, siis meil on Edumus kooliga kokkulepe, et meie õpilased saavad tasuta siis Edumusest valida valikkursuseid Tartu Ülikooli teaduskoolist või siis finantskirjaoskuse kursuse valida endale juba iseseisvaks e-õppeks. Ja samuti ka TalTechiga, et paljud tahavad TalTechi saada, siis see on hea võimalus tulla siia kooli ja teha koostööd. See annab sükese hea baasi see kool igasugusele. Sul on hästi palju võimalusi, kuhu edasi minna, et täpselt see, mida sina tahad teha. Tõesti. Kõige populaarsem, ma arvan, on robootika ikka. Ja kõik see, mis on selle Unicorn Squadiga seotud, kus saavad tüdrukud ka käia, sest enamus on ikkagi poistel niimoodi, et enamus, kellel on IT-huvi, on enamus mehed. Ehk siis, kui sa oled poiss, kui sa oled tüdruk, siis sa tahad ka tegeleda IT-ga, siis sinu jaoks on see Unicorn Squad väga hea viis, kuidas seda teha. Ja, ei pea häbenema poistes. Saab tüdrukutega ilusti aega veeta ja oma huvidel särada vasta. Samuti on meil tegelikult laulmine väga populaarne. Ja, laulmine on ka populaarne. Kus ikka tullakse päris palju laulma meil. Siis meil on lisaks veel droonindus, et sa saad droonindusega tegeleda. Ja Rakett 69. Mina olen kuulnud kokanduse ringist väga palju head ja väga häid lõhnu on koolimaja peal olnud. No ütleme robootika. Robootika kindlasti. Ja, robootika, see on siis, mis asju nad seal teevad? No nad ehitavad väikseid roboteid ja lisaks on meil ka Rakett 69 üritused majas tegevad. Nii et selliseid tehnika ja robootika alaseid ringe palju. Ja, aga samuti ka kultuuri. Meil on olemas väga tublid laulukoorid. Meil on väga põnevaid üritusi siin. Koolibänd, jah, nemad veel tinnistavad, aga... Ma räägin. See on, ei päriselt meil tulevad, see nagu, ma päriselt tahaksin uuesti gümnaasiumist. Ja ei kohe, kui see uudis tuli ka, kõik olid, et et mis asja, võiks ju tulla tagasi siia hoopis. Ma tahaks veits nagu läbi kukkuda, et saad nagu uuesti tulla. Et palun laske korraks uuesti tulla. Et kui te tulete 10. alati on see, et sul on 3 aastat, tegelikult see läheb nii ruttu. Nüüd ei jõua mõeldagi sellele. See on kohe läbi. Jah, vahepeal on raske, siis on jälle tore, siis on jälle raske, siis on tore. Aga nagu kogu aeg on sul tegelikult lõbus ja fun, et sa nagu
tegelikult sul läheb gümnaasiumist jääb nagu väga hea mälestus. No eriti kui nüüd on suunad ka, siis ma eeldan, et need klassid on ka suunab sellised, et osad nõuavad kõik sellised. jah. kõik, kes teil on mingi sama huvi. Nii et kindlasti ka. Ma arvan, et kui ta teab, et ta on andekas, kui noor teab, et ta tahab õppida ja talle meeldib õppida, talle meeldib avardada oma maailma, siis ta valib lihtsalt meid. Ja samuti kõik need õppesuunad on väga mitmekülgsed, nii et ma arvan ka tõesti, et kõik leiavad. Jah, ma arvan, ja meil on hästi mõnusad õpilased, meil on väga toredad õpetajad, et selles mõttes, no ma arvan jah, et me oleme mõnus kool ja väga hea asukoha peal. Just. Me juba suutsime panna vägeva playboxi talvel kokku. Nüüd tuleb kevadpall. Palju ootab. Ja et meil on hästi palju uusi üritusi, uusi tegevusi, et koolielu oleks vahelduv, ei istu kogu aeg õnniks alla. Talvel toimus lumeskulptuuride võistlus. Ja kui me kujutate, et me saime tunni ajal minna lumega ehitama. Ja mis me tegime? Me tegime piknimäkku. Me tegime auto. See oli kõige parem. Oli küll, ehk kogu aeg toimub midagi ja see on tore. Toimunud muutused ikka vägagi positiivsed, vägagi nähtavad ja muutused nii koolikeskkonna osas, kus meil on õpilastel kooliruumides väga palju võimalusi vabal ajal tegeleda, kas siis sportlike tegevustega või siis on sellised kultuurilised, raamatupesad, eks ole. Nii et kooliruumid on väga palju muutunud, võimalusi õpilastel vaba aega veeta väga arenenud ja meil on väga palju uusi õpetajaid tulnud, meie valikainete süsteem on täienenud, nii et tegelikult nagu ka üks meie koolist mitu aastat eemal olnud õpetaja ütles, et ta tuleb tagasi täiesti teise kooli. Meil on hästi palju sotsiaaltöötajad, kes päriselt aitavad, et nad päriselt jälgivad, kuidas õpilastel koolis läheb. Nad tahavad, et sul läheks hästi. Ja varem meil polnud kellegi poole pöörduda isegi. Ja koolipsühholoogid, kõik aitavad. Lihtsalt kui sul on mure, sul on koht, kuhu pöörduda. Ja nad päriselt jälgivad ja pöörduvad ise laste poole, et vahepeal on see, et lapsed ei julge pöörduda, aga nad võtavad ise ühendust, kui nad kahtlustavad, et on probleem. Mitte, et saaks nagu halvaga, et kas sul on kõik hästi, vaid nagu nad südames päriselt seda näeb, nad hoolivad ja et nad tahavad aidata. Ja meil on nüüd ka väikeklassid tehtud, mida enne vist ei olnud meil üldse. Et ka neile, kes vajavad rohkem tuge ja abi, siis neil on nagu rohkem no ütleme, ega siin on mitmeid erinevaid võimalusi. Et kui me räägime põhikoolist, siis on meil tugimeetmeid siin üks ühele õppest kuni väikeklassideni välja. Õpiabid, konsultatsioonid. Järelvastamised, kõik see, isegi siis, kui me teeme teatud erisusi hindamistes mingites õppeainetes, kui selleks on vastavad otsused meile tulnud. Et selles suhtes meil on tubli tugisüsteem, kes sellega toimetab siis. Minu meelest meie direktor on ülihea. Mina olen väga rahul meie direktoriga. Ta õpilastega on väga tore ja kõik korraldavad, tulevad igasugused tegevused ja väga lõbus. Sul on päriselt tore käia koolis. Sul ei ole seda, et sa pead kooli tulema, vaid sa tahad kooli. Sest sul on lõbus ja sa õpid ja sul on tunne ka. Ma arvan, et me oleme võrdlemisi sellisele matemaatikale ja tehnika õppeainetele ja IT-le suunatud õppeasutus, kus pöörame oluliselt rohkem tähelepanu just nendesse valdkondadesse. Mul on tunne ka, et meie kool võib-olla vajas seda natukene uuendust, et nüüd on õpilastel hea meel tulla kooli, et iga päev, no võib-olla mitte iga päev, aga ikkagi tihti toimuvad mingid üritused, mingid koos viibimised ja see teeb tuju täitsa rõõmsaks siin koolis. Saab naerdud ja sõpradega aega veeta nii kaua, kui seda meil pakutakse.
ja ma olen täiesti nõus, eriti IT hetkel, Jah. aga tulevikus ka mõned muud põnevad uued. no ütleme võib-olla see, et meil juba 11. klassi poisid omavad oma ettevõtteid, tegelevad programmeerimisega. et selles mõttes on ainult hea meel